Ta pidi olema Putini lemmikmarionett. Mees, kes ütleks, kui kõrgele, iga kord, kui Putin käskis tal hüpata. Aga midagi on muutunud Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenka juures. Putin käskis tal taas hüpata, kuid vastus polnud see, mida Venemaa juht ootas. Lukašenka on teinud mõeldamatu teo. Ta on alandanud Putinit, andes järele Ukraina tehtud ähvardustele. Meil on nüüd lugu diktaatorist, kes hakkab mõistma, et ta ei tahtnud kunagi tunnistada, et Venemaa ei suuda Valgevenet kaitsta. Ja see tähendab, et Putin ei saa sundida Lukašenkot sõtta minema. Putin on üritanud survet suurendada. Kuna Venemaal on Ukrainas raske midagi saavutada, on Putin teinud Lukašenkole väga selgeks, et kunagine ustav koer peab käsu peale hammustama. Nagu teatas Kyiv Post 25. juunil, on Putin suurendanud survet oma viimasele lähedasele liitlasele Euroopas. Venemaa tahab, et Valgevene mängiks Putini sõjas suuremat rolli. See hõlmab muuhulgas Venemaale võimaluse andmist lasta rohkem droone Valgevene territooriumilt ning võib-olla isegi uue rinde avamist, kasutades Valgevene sõjaväge, millega Ukraina peab arvestama. Aga Lukašenka pole Putini jaoks piisavalt kiiresti tegutsenud. See on viinud selleni, et Putin ütles oma käsilasele, et Valgevene saab Moskvast vähem rahalist toetust, kui ta ei tee koostööd kõiges, mida Putin nõuab. See on tõsine ähvardus. Üle 40% Valgevene kogu ekspordist ja 55% impordist on seotud Venemaaga. Ja korraks tundus, et Lukašenka kavatseb Putini nõudmistele järele anda. Kuigi ta on kutsunud üles rahule Venemaa ja Ukraina vahel, mis iseenesest oli suur pööre. Aegadest, mil Lukašenka väitis, et Venemaa suudab Ukraina purustada, on Valgevene diktaator kinnitanud, et me oleme Venemaa kõrval, samal ajal ähvardades, et see sõda saab olema täiesti teistsugune, kui Ukraina üritab Valgevenet võitlusse kaasata. Aga need on väga hirmunud mehe sõnad ja seda näeme Lukašenka käikudest, kui Ukraina otsustas ise survet suurendada. Kui Putin üritas Lukašenkat sõtta tõmmata, andis Ukraina hoiatuse. Lukašenkal oli 1 nädal aega, et sulgeda Valgevene territooriumil asuvad Vene droonide releed. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kuulutas 19. juunil, lisajutte pole vaja. Tema droonides on releejaamad, Vene releejaamad, Valgevene omad. Mis vahet sel on? Zelenski ütles, märkides, et neid releesid on kasutatud Vene droonide suunamiseks Ukraina tsiviilisikute pihta. Lülitage need välja, ütles Zelenski, võttes Lukašenko suhtes agressiivsema tooni kui kunagi varem selle sõja jooksul. Ukraina president andis Lukašenkole nädal aega. See hoiatus ajendas Putini survet ja Lukašenko jaoks oli see õudusunenäoline olukord. Enam ei suutnud diktaator Putinit rahustada sõnade ja mõne releejaamaga ning leidis end 2 tule vahele surutuna. Kas ta peaks murduma Vene või Ukraina surve all? Me saime oma vastuse 24. juunil. See on kuupäev, mil Sõjauuringute Instituut ehk ISV avalikustas, et Lukašenka tegi suure sammu, mis alandas Putinit ja pani Venemaa juhi mõistma, kui piiratud tema mõjuvõim tegelikult on. Marionett lülitas välja signaali kordajad, mis olid paigutatud Valgevene-Ukraina piirile ja ta tegi seda vähemalt 2 päeva enne tähtaega, mille Zelenski oli seadnud. See on hirm. Lukašenka saab aru, et ta peaks Ukrainat kartma ja hoolimata kogu oma hooplemisest on see 1 samm väga selgelt näidanud, et diktaator ei taha Putini sõtta sekkuda. On veel asju, mis vajavad selgumist. Me teame, et releejaamad on oma töö lõpetanud, kuid me ei tea, kas need on täielikult maha võetud. Praegu on nende peatamisest piisav, sest see saadab selge sõnumi. Lukašenka ei taha Zelenskit rohkem vihastada, kui ta seda juba teinud on. Ja mida me praegu näeme, on diktaator, kes pigem kindlustab oma positsiooni, kui et toetab Putinit täielikult. Nii hullumeelne, kui Lukašenka mõnikord ka ei tunduks, on ta vähemalt piisavalt kaval, et pöörata tähelepanu sellele, mis praegu Ukrainas toimub. Mehele, kes on meeleheitlikult võimul püsimise nimel Valgevenes, näitab see, mida ta näeb, et Ukrainaga tülli minna pole hea mõte. Lukašenka jälgib, kuidas Venemaa ohverdab igal kuul üle 30 000 sõduri kevad- ja suverünnakus, mis pidi Ukraina hävitama, kuid on hoopis näidanud Vene sõjaväe nõrkust. Lukašenka on tõenäoliselt näinud ISW andmeid, mis näitavad, et Venemaa kaotas mais aktiivselt kontrolli 280 ruutkilomeetri üle, saades samal ajal juurde vaid 40 ruutkilomeetrit. Venemaa on miinuses. Just Ukraina on see, kes jätkab territooriumi netovõitude saavutamist, tehes seda ka aprillis. Ja see ütleb Valgevene diktaatorile, et Venemaa ei ole see kõikvõimas vallutaja, kelleks ta seda nii kaua on pidanud. Venemaa on habras ja Lukašenka teab, et Ukraina on selle põhjuseks. Lukašenka näeb ka seda, mis teda kõige rohkem hirmutab. Ukraina kaugmaadroonid korraldavad rünnakuid üle kogu Venemaa.
Viimase kuu jooksul on Ukraina droonide tõttu Peterburi põlenud. Moskvat on tabatud mitu korda. Need on Venemaa võimukeskused ja piirkonnad, mida Putin nii meeleheitlikult tahab sõjast kaitsta, kuid Ukraina ründab neid ikka ja jälle. Siis on veel Valgevene, kus pole tegelikult mingit droonitõrjet. Sisuliselt pole midagi, mis kaitseks seda Ukraina droonide parvede eest, kui Zelenski otsustaks need valla päästa. Mida Lukašenka tegelikult näeb, on see, et Venemaa kaotab sõda. Ja mitte ainult Lukašenka ei näe seda, vaid ta ütleb seda ka välja. Valgevene diktaator on öelnud välismeediale, et ta ei usu enam, et Venemaa suudab sõja sõjaliselt võita. Tõsi, ta ütles sama ka Ukraina kohta, vihjates, et mõlemad pooled on jõudnud tupikseisu, kuid see on siiski tohutu samm edasi võrreldes ajaga, mil Lukašenka oli Putini suhtes väga entusiastlik ja uskus Ukraina vältimatusse kokkuvarisemisse. 2022 aastal lubas Lukašenka Venemaal tungida Ukrainasse Valgevene territooriumilt. Nüüd ei hoia ta isegi signaali edastajaid töös, kõik sellepärast, et Zelenski andis talle tähtaja. Lukašenka on muutunud ühest Putini kõige tulihingelisemast toetajast kellekski, kes murdub Ukraina surve all. Aga kui oled tähele pannud teisi asju, mis Valgevenes toimuvad, võid küsida endalt, kas see kõik on ikka päris. Kui ta Ukraina surve all murdub, teeb Lukašenka samal ajal muid samme, mis lähevad vastuollu mõttega, et ta ütleb lõpuks Putinile ei. Aga need sammud ei ole sellised, nagu nad paistavad. Võid tunduda, et Lukašenka valmistub Putini sõjaga ühinema. Kuid tegelikult teeb Lukašenka midagi sellist, mis šokeerib sind ja näitab ka Putinile, et lõpuks pöördub Lukašenka alati selle poole, kes suudab teda kõige paremini võimul hoida. Enne kui me kõike seda uurima hakkame, tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovid näha, siis kindlasti telli meie kanal. Nii et me näeme vastuolu selles, mida Lukašenka teeb. Ühelt poolt annab ta järele Ukraina survele ja sulgeb releejaamad. Kuid teiselt poolt ei saa me eitada omaenda silmadega nähtavat tõestust. Valgevene taasrelvastub sellises ulatuses, mida me pole Putini Ukraina sissetungi ajal veel näinud. Atlantic Council teatas sellest 25. juunil pealkirja all, mis viitab, et Lukašenka valmistub tegelikult sõtta sekkuma. Me teame ka, et Putin on teinud suure numbri taktikaliste tuumarelvade Valgevenesse viimisest, kuigi seda pole veel iseseisvalt kinnitatud. Hoolimata sellest, et Valgevene ja Venemaa korraldasid mais Valgevene territooriumil ühiseid tuumaõppusi. Valgevene eemaldab samuti poliitilisi, õiguslikke ja sõjalisi takistusi, mis piiravad tema osalemist Putini sõjas, mis kõik paistavad esmapilgul halvad märgid olevat. Lukašenka ise kuulutas mais taas välja Valgevenes valikulise mobilisatsiooni, mida nähakse taas kui ettevalmistusi võimalikuks sõjaks. Aga võib-olla kõige suurem hoiatus tuleb raportist, mille Valgevene opositsioon paguluses on esitanud Ukraina välisministeeriumile. See raport tõi esile 8 peamist märki, mis näitavad, et Lukašenka valmistub tõepoolest sõjaks. Nende hulka kuulub ka 2024 aastal vastu võetud sõjaline doktriin, mis lubab ennetavaid lööke. Ja 1,5-kordne kasv Valgevene armeega lepinguliste sõdurite arvus alates 2022 aastast. Kõik see viitab hoopis vastupidisele sellele, mida me just teile rääkisime. Mis toimub siis? Kuidas saab Valgevene Ukrainale järele anda, kui ta ilmselgelt valmistub sõjaks? Kõik ei ole nii, nagu paistab. Pole võimalik eitada, mida Lukašenka teeb Valgevene sõjaväe tugevdamiseks, kuid ta ei tee seda kõike selleks, et valmistuda sõjaks Ukrainaga. On veel üks põhjus ja kõik taandub sellele, milline mees Lukašenka on. Ta on diktaator. Ja kuigi ta on olnud Putini käpiknukk nii palju aastaid, siis kui on üks asi, mida diktaatorid hindavad rohkem kui liite, on see võim, mida nad oma riigis omavad. Valgevene sõjalise jõu koondamise tegelikkus on see, et sellel pole tegelikult kaugeltki nii suur tähtsust, kui võib tunduda, vähemalt mis puudutab Ukrainat. Valgevene on sõjaliselt väike tegija, valikuline mobilisatsioon ei muuda seda. Riigil on alati olnud väike armee, tõenäoliselt seetõttu, et Lukašenka uskus, et võib alati loota Venemaale oma territooriumi kaitsmisel, kui see peaks sattuma ohtu. Või täpsemalt öeldes, ta võis loota Putinile, et see aitab tal võimul püsida. Just sellepärast oleme viimastel aastatel näinud nii palju integratsiooni Venemaa ja Valgevene sõjavägede vahel. Lukašenka uskus tõesti, et ta panustas õigele hobusele, kui Putin alustas oma sissetungi. Siis juhtusid viimased 4+ aastat ja Lukašenka koges väga karmilt reaalsust. Seega, kui me vaatame, kuidas Valgevene oma sõjaväge üles ehitab, ei peaks me vaatama toimuvat sellest vaatenurgast, et Lukašenka valmistub liituma Putiniga Ukrainas. See oleks enesetapp nii Valgevene väikesele sõjaväele kui ka riigile endale. Ei, tegelikult teeb Lukašenka siin seda, mida kõik väiksemate riikide diktaatorid teevad, kui olukord muutub kriitiliseks ja nende suured kaitsed paljastavad end. Lukašenka kaitseb iseennast.
Valgevene diktaator näeb, kui halvasti läheb Venemaal Ukraina sõjas ja ta mõistab, et tema peamine prioriteet praegu on iseenda kaitsmine. See ongi selektiivse mobilisatsiooni ja sõjalise jõu kasvatamise põhjus. Lukašenka ei ela illusioonis, et tema rahvas teda armastab. On põhjus, miks tema peamine opositsioon on sunnitud pagulusse. Lukašenka teab, et neil ei läheks palju aega, et koguda piisavalt toetust tema võimult kukutamiseks, kui nad oleksid Valgevenes. Nüüd, kui ta näeb, et Venemaal läheb Ukrainas nii halvasti, üle 30 000 kaotuse kuus ja aktiivselt kaotatakse territooriumi Ukrainale, ei valmistu Lukašenka Putini sissetungiga liituma. Ta valmistab Valgevene sõjaväge ette selleks, et ennast kaitsta, kui kõik viltu veab. Ja selle seisukoha toetuseks on rohkem tõendeid, kui sa arvata oskad. Alustuseks pole Lukašenka, hoolimata kogu oma avalikust toetusest Putinile, lubanud Venemaal Valgevene territooriumi kaudu tungida, alates sissetungi alguspäevadest. Üle 4 aasta pole Valgevene sõdureid Ukrainas olnud. Lukašenka ei astunud sõtta siis, kui Venemaal läks suhteliselt hästi ja ta ei tee seda ka nüüd, kui ta näeb, et Venemaa kaotab. Siis on veel see kõhklemine, millest me varem rääkisime. Releejaamade sulgemine on selle näiteks. See on Lukašenka viis anda Ukrainale mõista, et ta ei taha, et Valgevene paistaks ohuna. Juba enne seda sulgemist tõi 16 juuni uudise, et Lukašenka oli otse öelnud, et Valgevene ei kujuta Ukrainale sõjalist ohtu. Intervjuus, kus Valgevene diktaator isegi vabandas Zelenski ees varasemate kommentaaride pärast. Samuti tuleb arvestada ka olulise tehinguga. Märtsis toimus ootamatu diplomaatiliste suhete paranemine USA ja Valgevene vahel. Lukašenka väitis, et ta sai kutse rääkida USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada suurt tehingut ajal, mil USA leevendas Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioone. Mai lõpuks hakkasid levima kuulujutud, et Lukašenka võib osaleda ühel Donald Trumpi loodud rahunõukogu koosolekul. See Valgevene ja USA suhete soojenemine näitab, et Lukašenka püüab luua sidemeid läänega, mis on Putini jaoks andestamatu. Lukašenka peaks olema lihtsalt käsilane. Kuid kõik need sammud näitavad Putinile, et diktaator, kes on nimetanud Venemaa presidenti oma suureks vennaks, püüab nüüd pigem oma nahka päästa, kui teha seda, mida Venemaa temalt nõuab. Lukašenka on ettevaatlik, sest ta teab, et sõtta astumine Ukrainaga oleks talle ja tema riigile hukatuslik. Lukašenka on õigus. Valgevenel poleks mingit võimalust. Me ütlesime teile varem, et Valgevene on sõjaliselt väike tegija. See kehtib eriti siis, kui võrrelda seda riiki Ukrainale. Valgevene vägedel puudub tegelik lahingukogemus ja Lukašenka viskaks nad Ukrainas huntide ette vägede vastu, kes on sõdinud alates 2022 aastast. Lukašenka teab seda paremini kui keegi teine. Samas intervjuus, kus ta vabandas Zelenski ees oma varasemate märkuste pärast, tunnistas ta, et Valgevene on haavatav. See on kahetine ülestunnistus. See on Lukašenka, kes ütleb, et ta teab, et Valgevene armee ei suuda Ukrainale vastu seista ja et Venemaa ei suuda kaitsta tema territooriumi ega presidendi kohta, kui ta sõtta sekkub. Sõjalises plaanis pole Valgevenel mingit võimalust. Valgevene. 63 000 tegevteenistuses sõjaväelast ja 365 400 reservväelast kahvatuvad Ukraina. 900 000 tegevteenistuses sõjaväelase kõrval. Ja see on enne, kui me lisame veel 4 miljonit reservväelast. Valgevene ei ole üheski valdkonnas ülekaalus, olgu see maa, meri või õhk. Ja mis kõige hullem Lukašenka jaoks, ta teab, et Ukraina droonid teeksid tema riigile tõsist kahju. Ta on näinud, kuidas Ukraina droonid tabavad kogu Venemaad, muutes riigi suuruse selle suurimaks nõrkuseks. Valgevene on võrreldes Venemaaga väike, kuid see muudab sellega kompaktsemaks. Iga tööstuskeskus Valgevenes muutuks Ukraina droonide sihtmärgiks ning need ründaksid karistamatult riiki, mille majandus on nii tugevalt Venemaast sõltuv, et see variseks kokku, kui tootmine väheneb ja uued sanktsioonid peale tulevad. Lukašenka ei taha Ukrainaga tüli ja ta ei usu enam, et Venemaa suudab teda kaitsta. Venemaa üritab veenda Lukašenkat, et ta peaks Putini poole jääma. 23. juunil teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Venemaa kaitseb Valgevenet kõigi võimalike meetmetega, kui selleks vajadus tekib, täpselt nagu ta kaitses Venezuela, Süüria ja Iraani juhte, kui neid ähvardati. Oota, need juhid on ju kõik kadunud. Lukašenka on näinud, kui hästi Venemaa oma liitlasi kaitseb ja ta teab, et teda ootaks sama saatus, kui ta torkaks Ukraina karu, lülitades releed uuesti sisse ja saates oma sõjaväe sõtta. Nii näeme me Lukašenka kogu viimaste kuude ettearvamatu käitumise tõelist põhjust. Siin on meil juht, kes pole kunagi olnud eriti diplomaatiline, püüdes kõndida kõiel Venemaa ja Ukraina vahel, ning ta ei tule sellega eriti hästi toime. Ta kuulutab ühel hetkel, et toetab Putinit ja järgmisel hetkel vabandab Zelenski ees. Ta räägib sellest, milline Valgevene oleks ja annab Ukrainale hoiatusi, et nad ei tõmbaks oma riiki sõtta, kuid siis lülitab ta signaaliedastajad välja, kui Zelenski seda nõuab.
Ja kuna kogu see vastuoluline käitumine viitab kriisis diktaatorile, taandub kõik ühele lihtsale tõsiasjale. Lukašenka üritab lihtsalt oma nahka päästa. Lõppude lõpuks teab ta, et Ukrainasse sisenemine oleks katastroof. Mitte ainult tema sõjaväe jaoks, vaid kogu tema tuleviku jaoks Valgevene diktaatorina. 26. juunil avaldas UA News, et poliitiline analüütik Igor Tiškevitš on toonud esile, kuidas praktiliselt keegi Valgevenes ei taha olla seotud Putini sõjaga, ega ole seda tahtnud juba algusest peale. Tiškevitši väitel on 55–60% valgevenelastest kategooriliselt vastu Valgevene sõjaväe igasugusele sekkumisele Ukraina sõtta. Ainult 5–7% toetab sellist stsenaariumi aktiivselt, mis ütleb meile kõik, mida peame Lukašenka tegude kohta teadma. Ta on suutnud oma võimu hoida, toetudes Venemaale nii palju aastaid. Kui Venemaa nõrgeneb, peab Lukašenka hakkama inimesi kuulama ja inimesed ütlevad talle, et nad ei aktsepteeri paratamatut verevalamist, mis rikuks nende elu, kui Lukašenka teeb seda, mida Putin temalt ootab. Kui Valgevene läheb sõtta, tundub väga tõenäoline, et Lukašenka peab silmitsi seisma ülestõusuga. See on tegelik põhjus Valgevene sõjalise jõu suurendamise taga. Kõik käib selle ümber, et hoida Lukašenkat võimul, kuna ta meeleheitlikult otsib väljapääsu olukorrast, mille ta ise tekitas, kui ta 2022 aastal Venemaad toetas. Ukraina on pannud Valgevene rohkem kartma Kiievit kui Moskvat. See on Putini õudusunenägu, sest see näitab talle, et isegi riik, mis on tema mõjusfääri kõige kergemini haaratav, pöörab Venemaa nõudmistele selja. Ideaalmaailmas oleks see Putini jaoks äratuskell, mis paneks teda mõistma, et tema sissetung Ukrainasse on läbi kukkunud, kuid nii see ei lähe. Nagu IS Tuplegvole teatab, kordavad kõrged Kremlis ametis olevad ametnikud oma soovimatust Ukrainaga läbi rääkida, kuna neil on mingil kummalisel moel, olgu see siis teeseldud või mitte, enesekindlus Venemaa vägede suutlikkuses saavutada Putini eesmärgid Ukrainas. Kreml elab illusioonides, kui ta arvab, et Venemaa võidab Ukrainas. Ja isegi nii hull ja Venemaast sõltuv diktaator nagu Lukašenka saab sellest aru. Ukraina ei kaota valvsust. Ukraina hoolitseb jätkuvalt selle eest, et Lukašenka saaks aru, kui halvasti tal läheb, kui ta üritab sõjateed minna. Aga Putin peab tunnistama fakti, et diktaatorile lootmine, kes on sama paranoiline võimu säilitamise suhtes nagu tema ise, ei olnud kunagi tark samm. Ja Putinil on palju probleeme peale selle, et Lukašenka näitab oma hirmu Ukraina ees. Venemaa ise on raskustes ja mitte ainult Ukrainas. Midagi laastavat on riigi sees katki läinud ja Venemaa ei pruugi kunagi taastuda. Saate teada, mis see on, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida, et näha rohkem analüüse The Military Show'lt. Aitäh vaatamast!